Aitäh ja püüan teid, head kuulajad, sisse juhatada mõistelistesse segadustesse meie valdkonnas. Ja võib-olla mõnede jaoks on kõik väga hästi mõistestikuga, aga teiste jaoks võib-olla leidub siin probleeme. Ja kõigepealt siis alustaks sellest, et keele ei ole lihtsalt terminoloogiline tähendus, vaid keel loob tegelikkust ja keele osa tegelikkuse loomisel on päris paljud mõtlejad analüüsinud. Ja ühtpidi siis keel viitab mõnede asjade olemasolemisele, õigustusele ja mõistab teised ilmingu tunnustusele. Ja see ongi võib-olla siin üks probleem, et mõni asi võib kaduda, millel peaks olema olemisõigus. Keelekasutuse mõjust tegelikkusele õige lühidalt, mida siis erinevad teadlased, mõtlejad on öelnud. Nii et keele mastaap on ka sotsiaalkultuuriline ja keel ehitab uusi tähendusalasid, keel loob mõistmist. Teine poolus on metafoorne tähendus üldse tegelikkusele ja meil on eesti keelde tõlgitud ka väga tore raamat Metafoorid, mille järgi me elame, Lakoff ja Johnson. Tore, kui seda ka arvestataks rohkem meie sotsiaalteadustes. Mis edasi? Keel õiguspärastab mõningaid tõdesid ehk legitimeerib ja see teeb väljendatu usutavaks, nii et annab eluõiguse asjadele legitimatsioon. Ja siit edasi legitimatsiooni allikaks on institutsioonid. Kui institutsioonid tunnustavad mõnda terminit, mõnda väljendit, siis kujuneb sellest enesestmõistetavus ja see hakkab inimeste elu ka reeglistama. Institutsioonides sünnivad diskursused ja siin nagu tahakski jätkata Michel Foucault diskursuse määratluse raamides seda ettekannet, mille järgi siis diskursused kujundavad tegelikkuse struktuuri, väljendavad elupraktikat ja diskursused on siis kokkuleppe arusaamast, kes on inimene ja milline on ühiskond. Ja mis siis jääb väljaspoole diskursusi? Siin tulebki küsida, et mis siis sellest saab? See võibki kaduda, marginaliseeruda ja oleme millegi võrra vaesemad. Üldiselt siis usutakse, et teadus otsib tõde ja teaduskeeles ei valetata. Ja siin mõeldes oma erialal toimuvale tekkiski 2 küsimust. Kui vaba on teaduskeel teaduses, kui suur saab olla teaduskeele mõtteviise kehtestav ja elupraktikaid muutev mõju. Ja nüüd siis läheks juba oma eriala valdkonda. Ja enne siis veel, et muutumised siis haridusest kõnelevas keeles meie valdkonnas ja igas valdkonnas nii-öelda on kujunenud oma mõistestik, võib-olla meie mõistestiku käsi ei käinud nii halvasti kui raamatupidamislikul mõistestikul ja paraku on kasvatusteaduse valdkonna mõistetega niimoodi, et neil erinevates kultuuriruumides on tihti erinevad tähendused. See sõltub sõnade etümoloogiast ja siin kohe näide, kust tuleb meie haridus, ta tulebki harimise sõnast. Ja siin laiemas mastaabis on toimunud ühtlustumised terminoloogias ja üks suurem ühtlustumine, varem võib-olla ei võinudki terminoloogiast üldse rääkida, sest teadusigi õieti ei olnud, aga teadused ka meie valdkonnas hakkasid tekkima siis seotuna valgustusajastuga ja valgustusajastuga seoses toimuski ühtlustumine arusaamades ja selles, mis on haridus, mis on kasvatus ja saksa klassikalisele filosoofiale toetudes siis kujunes välja oma filosoofia, millest Mandri-Euroopas väga paljuski järgiti. Ja see oli siis üks ühtlustamine ja tänases päevas võib rääkida globaalse tasandi ühtlustamisest,
ka meie mõistestikus ja see siis on tingitud inglise keele laialdasest levikust, aga ka teatud lähenemisviiside hegemooniast, mis siis on siiani tundnud ennast hästi inglise keelt kõnelevates maades ja mis nüüd on nagu rändavad diskursused, seavad end sisse ka eriti siis väikseid keeli kõnelevates maades. Ja millised on siis need muutumised olnud? Põhjust on küsida, kuidas mõjutab inimese kasvamise ja kasvatusega seotud valdkonnas toimuvat see, millises sõnavaras me täna haridusest räägime. Ja kui nüüd tulla pealkirja juurde tõmbetuuled ja tõmbekeeled, siis meil tõesti on siin alati olnud kohal mingid tõmbekeeled ja ka poliitilised tõmbetuuled, millest on olenenud see, mis siin üldse olemas olla saab. Varem oli tõmbekeeleks siin mail saksakeelne mõistestik ja saksa keel ja siia ulatus siis Bildungi filosoofia, mis on selline suursugune vaate haridusele, haridus ja bildung ei ole kahjuks üksüheselt ka tõlgitavad, nagu need mõisted ei olegi niimoodi mehaaniliselt tõlgitavad, aga see bildung tähendas siis inimese vaimset kasvamist, enese ületamist, hõilistumist ja üldse inimkonna tõusu siis kõrgematesse vaimsetesse sfääridesse. Nii et see bildung oli võib-olla meile õnnistuseks, kuigi see saksa kohalolek ei olnud nii suur õnnistus. Ja praegu on siis toimunud paradigma muutus, milleks siis alandlik anglo-Ameerika mõistestikku ja mõtteviisi omaksvõtt. Ja nimelt alandlik, sest kõrvale kipub jääma omakeelne traditsioon. Ja võibki siis küsida, mis toimub, kas meie väärtusilma rikastumine, koloniseerimine või tegeleme koguni enese koloniseerimisega. Ja oht on siis selline, et see, mis hiljuti tundus veel kui ilmasammas ja alaliselt olemasolemise õigustusega, et see võib mureneda sama kiiresti, kui sulavad liustikud Gröönimaal. Miks see asi on tähtis? Sõnavara, mida me kasutame, viitab nimelt meie valdkonnas implitsiitsetele inimkäsitlustele ja alusväärtustele, sest see, kuidas väljendatakse üht või teist asjaolu siin, siis selle taga on aimamisi, võime jõuda ka selleni, milline on see inimkäsitlus, mis meid niimoodi kõnelema suunab, sest see kõne ringleb ju inimeseks olemise ümber. Ja nii saabki muutustel olema mõju, kuidas me inimest näeme, mõistame ja milliseid väärtusi me oluliseks loeme. Ja peatuda ei jõua siin paraku mitte rohkemal kui kasvatuse ja hariduse mõiste saagal. Ja nimelt siis see, et praegu räägitakse sujuvalt haridusteadustest ja kadumas ongi või ühesõnaga marginaliseerumas on kasvatusteaduste mõiste, mis siis 20. sajandi algul oli täies ilus ja elujõus siin olemas tollaste mõtlejate keelepruugis. Ja haridusteaduste mõistega paraku on niimoodi, et ta on aegamööda vallutanud valdkondliku keelekasutuse, kasvatusteadus jääb kuhugi sinna äärealale, ja akadeemilised institutsioonid on saanud ka siis lähiminevikus uued nimed täiesti ja nii ma püüdsin küsida, et kas haridusteaduste mõiste on meil leidnud akadeemilist arutelu, argumentatsiooni, mõiste sisu avamist, mõiste ajaloo kaardistamist ja küsisin seda Helin Puksandilt, kes homme teeb töötoa, tema on siis haridusterminoloogia komisjoni liige. Ja seal all on siis tema vastus peenes kirjas, ta vastas mulle meili teel ja ta viitas siis haridusteadus see leksikonile ja siis, kui seda leksikoni koostati, see oli 2012-13, siis haridusteadust kui terminit nagu ei olnud. Ühesõnaga ei olnud kordagi probleem, et ta peaks nüüd olema seal sõnastikus ja leksikonis.
Küll aga oli kasvatusteadus, aga kasvatusteadus terminina ka ei leidnud vastavat avamist. Nii et need leksikon ja sõnastik ilmselt vajaksid uuenemist. Ja nüüd on veelgi uuema terminina päevavalgele ilmunud hariduspsühholoogia mõiste. Hariduspsühholoogia mõiste. Ja kui haridusteaduse kohta guugeldades ei leidunud ühtegi vastet, välja arvatud institutsioonide nimed, siis hariduspsühholoogia kohta oli vaste täiesti olemas. Ja siin ma soovitan lugeda seda, mis seal kirjas on. Kõik te olete keeleinimesed. Ja niimoodi siis esitletakse Eesti rahvale mõistet haridusteadus või hariduspsühholoogia, mille osas luuakse ka tenuuri kohti akadeemilistes asutustes. Ja lähemalt uurides selgus, et niimoodi kirjeldatakse Hispaanias, et see tekst on võetud Hispaaniast ja pandud meil siis nii-öelda sinna internetti. Ja kuidas niisugused keelelised segadused tekkisid, üldse keelelised lahkukasvamised, algus oli 90. aastatel, püüti vabaneda sellest, mis seondus nõukogude võimuga, aga nõukogude võimuga seondus kommunistlik kasvatus. Ja siis arvati, et saame lahti halvast minevikust, kui saame lahti kasvatusest tervikuna. Ja tekkisidki siis, nagu 2 lehte jagunesid meie valdkonna teadlased, ühed rääkisid haridusest, teised rääkisid kasvatusest. Ja kasvatuse kohta siis väideti, et see meilgi instituudis, et see on naftaliini hõnguline mõiste, see on arhaism, seda enam ei ole üldse vaja kasutada. Nii et niisugused arutelud on olnud ja see, mis keelt keegi oli omal ajal koolis õppinud, saksa või inglise keelt, see siis kandus üle terminivaidlustesse meie erialal. Aga tuleks siis nüüd hariduse ja kasvatuse mõistete ajaloo ja sisu juurde. Ja kõigepealt siis education mõistest. Nii et mõistekuju algupära nii inglise kui prantsuse keeles on siis, või kus see mõiste pärit on etümoloogiliselt, pärit on ta ladinakeelsest educare mõistest, educo, educare. Educare tähendusi on loetletud üles kasvatama, toitma, ülal pidama, suureks kasvatama, vaimselt kasvatama. Nii et ühesõnaga väga tugevalt on siin educares sees nimelt kasvatus. Ja leidsin ka sõna seletuse juhtima õpilane välja toorest harimatust olekust mõistmisele. Ja mõistet on tõlgitud ka kui millegi esile toomist. Ja see on siis nii-öelda kujunenud ingliskeelse maailma väga suureks mõisteks, education, ja siin siis slaidil otsisin teatmeteoseid, Routledge'i kirjanduse entsüklopeedia, ja nagu sealt lugeda on väga palju tähendusi education mõiste taustal. Education on siis sootuks avaram mõiste, kui on meie haridus ja sinna kasvab ka sinna mahub ka täielikult ilusti ära kasvatuse sõnavara. Ja siis on veel teisigi entsüklopeediaid, kes annavad siis vasteid, mis kõik sinna educationi mõiste alla mahub. Ja võib väita, et education mõiste on avar ja palju koormatum tähendustest kui meie hariduse mõiste. Ja seega on nende tähendus ju erinev, ehk education mõistet ei ole võimalik tõlkida hariduseks. Ja kui me seda teeme, siis kaob väga palju olulist, pudeneb reelt maha, nii nagu ütlevad soomlased. Palju olulist lihtsalt kaob, sest eestlane oma tähendusmaailmas mõistab haridust kitsamalt. Ja siin siis jälle üks tekstiline näide. Toimus niisugune asi, et kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss sel suvel nimetati ümber haridusteaduslike tööde riiklikuks konkursiks. Ja meile läkitati meili teel seletuskiri. Seletuskirja all on siis need nimed, kes on selle all. Ja ma ei hakka seda ette lugema, aga kui
seda seletuskirja loeb inimene, kes tunneb meie teaduste klassifikatsiooni, siis kulmud kerkivad pealaele. Ja see tasuks ka tutvustada seda psühholoogidele, näiteks seda sama väljavõtet ministeeriumi ametnike kirjapanekust, sest psühholoogidele on ikka suur uudis, et nemad kuuluvad ka nüüd haridusteaduste alla. Ja pedagoogika on sootuks rakenduslik distsipliin ja nüüd ka see kuulub haridusteaduste alla. Nii et ühesõnaga väga naljakad lood. Ja nüüd siis pisut hariduse mõistest meie lähikeeltes. Ja lähikeeltes siis education, bildung, civistus, obrazovanie, nad ei ole kattuvad ei sisult ega ulatustelt. Neil on kattuv osa, aga nad ei ole täiesti kattunud. Ja selles mõttes on peale ingliskeelse mõiste kummas või kõigis neist keeltes olemas ka kasvatuse mõiste, eksisteerib kenasti teiste mõistete kõrval. Nii et juhitakse ka tähelepanu siin ühes teoses, kus käsitletakse hariduse mõistet erinevates keeltes ja kultuuriruumides ja tähelepanu juhitakse sellele, et mõiste on eklektiliselt mitmekesine ja on õigustatudki teda eri kultuuriruumides siis erinevalt mõista. Ja nüüd siis edasi Läänemere keelte juurde tulles ja see on siis sivistus soomlastel. Ka sivistus ei kattu mitte meie haridusega ja sivistuse mõiste ajalugu on paljud soomlased on ja väga põhjalikult käsitlenud erinevalt meie hariduse mõiste ajaloost. Ja sivistuse mõiste sisse kuulub siis peamiselt see, mis siin kunagi saksakeelse maailma vahendusel oli kui bildung ja see mõjustas ka tugevalt meil, kuidas meil asjadest räägiti. Ja määratluse järgi on see siis kasvatuse kaudu omandatud teadmine. Ehk kasvatus on siis hariduse tingimuseks. Tingimus, et me üldse jõuame haritud inimeseni, see eeldab kasvatuse olemasolu. Selline on niisugune soomlase vaade asjadele. Ja niisiis sivistus mõiste sisse kuulub küll ka formaalne haridus, akadeemiline haridus, aga teisalt peamine sisu on inimese sisemine haritus ja küpsus. Ja etümoloogia, sive, siivo, puhas, mõõdukus ja viimistletud. Ja siin on viidatud ka ladinakeelsetele seostele. Ja siin siis need, mille kaudu eesti keeli meie räägime haridusest, need mõisted siis soomlastel on koulutus. Institutsiooni sõnavara tähendab koulutus. Siis pisut, mis täidab meie hariduse mõistet ja tema sisu. Ja siin muidugi ei jõua rääkida seda Marju Lepajõe haridus on püha dimensiooni, mis kahjuks kipub eemale jääma meie haridusteaduse mõiste sisust. Ja reaalne riiklik süsteem on siis tinginud, et hariduse mõiste on täitunud nimelt institutsionaalse sõnavaraga. Nii et haridus on metafoorselt kui mahuti ja need sinist karva sõnad on siis see kõik, millest räägime, kui räägime haridusest. Ja siit minu küsimus, milleks nii suure mahutavusega mõistet koormata veel ka kasvatuse mõistega, et laskem kasvatusel olla ja elada. Ja ärgem kuulutagem teda mõistete punase raamatu lehekülgedele. Ja sivistus siis kasvatuse kaudu omandatud teadmine, vaimne areng, lai silmaring. Nii, ja siis, nii ma vaatan, mul on valesti läks käima see asi, andke andeks. Nüüd siis hilisartiklid Margus Pedaste haridusteadusest eelmise nädala õpetajate lehes. Seal on selgitus, mis asi on haridusteadus. Ja kui seda selgitust lähemalt loed, siis see on institutsiooni sõnavara. Millisena esineb siin inimene, tekib küsimus. Teaduste Akadeemia väljaandmes
teadusmõiste Eestis, milleks on vaja haridusteadust, Margus Pedaste ja Äli Leien. Inimene on siin olemas, aga see inimene on siin olemas kui süsteemis toimiv funktsioon, kellest siis saab süsteemi toode. Mõne sõnaga, mis siis kasvatust eristab hariduses? Eri kultuurides on ka kasvatuse mõiste sisu nüanssides ja tähendustes erinevalt, aga Mandri-Euroopa traditsioonis on see põhiliselt kasvu- ja haridusprotsesside teadlik mõjutamine. Kasvatus ise aga on mõjusuhe, kasvatuse mõistet on väga avaralt avatud erinevate klassikute poolt, mõtlejate poolt, ja nüüd siin pisut, kuidas on kasvatus siis avanud kasvatuse mõistet meie minevikumehed, mõtlejad, kelle mõte ongi võib-olla üks väheseid mõtteid üldse, millele me kui jäävale viidata võime siin meie valdkonna ajaloos. Käis soovitab ka mõistet kasvatav õpetus, viitab sellele, et kasvatuse ja hariduse piirid ongi ähmased ja ebaselged, aga soovitab kasvatuse mõiste kindlasti alles jätta. Ja veelgi üllatavam on, et ingliskeelses maailmas õppinud ja oma elutöö teinud maailmakuulus Hilda Tapa, temalt ilmus raamat pealkirjaga Kasvatus ja haridus. Ja alustekstid olid ingliskeelsed. Kui kasvatuse sõnavara juurde tulles on see siis taoline, sinised sõnad siin, kasvatuse sõnavara, ehk kasvatuse kaudu kujuneb suhe sellesse, mida me haridusprotsessides õpime. Ja kui me tahame olla haritud rahvas, siis me peame hoidma oma kasvatuse mõistet, sest kasvatusega teadlikult tegeldes ja toimuvat teadvustades on võimalik inimkonda inimlikustada, seda paljud väidavad. Kui me kasvatusega ei tegele, siis ka väga hea formaalse hariduse saanud inimene kipub metsistuma selle toimel. Ja siin ilmselt ma ei jõua rääkida neoliberaalne pööre, mis on selle kõik põhjustanud, mis toimub eriti väikestes keelkondades, aga kokkuvõtteks selle kohta, kui valgustusajastu sundis taanduma inimmõistuse ees jumalad, siis neoliberalism sunnib nii jumalad kui mõistuse taanduma turujõudude ees. Neoliberalism on äärmiselt palju kõneks erinevate maade teadlaskogukondades ja ääretult vähe on sellest kõneldud meil. Ja siin üleeile õhtul haridusareenis istudes sotsiaalmeedias tuli siis niisugune kiri ühelt toredalt kirjutajalt, võib-olla ei olegi vaimule võimu andmiseks vaja muud teha, kui keel risust vabastada. Ja siin panen veel ühe teksti soome keeles tõlgitud, mis ei ole veel jõudnudki ilmuda, aga soomlased annavad järgmise aasta algul välja äärmiselt kriitilise kogumiku, sügavalt teadusliku kogumiku neoliberalismi mõjudest üldse hariduse ja kasvatuse valdkonda. Aitäh teile!